kui palju teie arvates sellist päris romantikat täna maailmas alles on, arvestades seda, et meil on kõik need dating appid ja mis nagu kuidagi ühtepidi tundub, et tõmbab seda romantikat kuidagi nagu alla. Kuidas te tunnete selles osas? Mulle üldse ei meeldi dating appid, aga ma saan aru, et tänapäeva maailmas ega see muud moodi selles mõttes ei saa. Aga miks sulle ei meeldi? Sest et mõtle selle pointi peale, sa näed inimest korraks, sa hindad ta pilte, sa vaatad mingit profiili, eks ole, vaatad vanust võib-olla, vaatad mingit prompte, mis ta on sinna pannud, see on ju täiesti nagu, see ei ole mingi vestlus inimesega, see ei ole nagu see tunnetus või vibe, vaata. Sa lihtsalt hindad mingite täiesti aga nagu X parameetrite põhjal, kas inimene võiks sulle sobida ja mina isiklikult arvan, et me ikkagi ju vaatame silmadega rohkem, kui me nagu dating appides swipe'ime ei või? Aga kas see ei olegi nagu algne lihtsalt see, et sa nagu vaatad, okei, näed ilus, paremale, vasakule, kole ja siis sa ju suhted edasi ja see eesmärk on ikkagi nagu päriselt No jaa, aga vaata, mõtle, kui paljusid sa oled tõenäoliselt näiteks vasakule swipe'inud puhtalt sellepärast, et nad ei oska näiteks normaalse profiili teha. Ma tean, et meeste puhul on see, et tüüpiline on see Jimmy pilt, autoga pilt, kalaga pilt. Kalapildid on ei, kui ma näen kalapilti, siis ma mingi kohe. Miks? Miks vaata, kui suur kalama miks kalapildil otse swipe? Mitte ma ütleks, see on õige valega. Tõenäoliselt see on tehtud mingi, kui ta oli mingi 15, 16, 12, 13, eks ole. Et no see on siuke, siis ma mõtlen nagu okei. Ma mõtlesin, seal on mingi teine asi taga äkki. Go off korilane või nagu. Ja üldiselt ka nagu sa otsid endale kaasast, miks sa näitad oma haugi, mis sa nagu püüdsid? Ta näitab, et ta suudab selle söögi ikkagi koju tuua. Suudab pere toita. Ja kalaga. See ei ole recent kala, siis mind ei huvita. Jah. Ei, tegelikult, nali naljaks, aga kalapildid, autopildid, Jimmy pildid on siuke trifecta, mis sinna nagu pannakse. Ma ütlen, et see halb on ilmselgelt, aga see on lihtsalt nii tüüpiline kuidagi, isegi see nagu järjekord ka seal. Ja. Ma ise mõtlen, et see on natuke siuke nagu siuke fast food nagu tuff ja siis võib-olla nagu, selline väljend on nagu siuke Tinderi nagu põlvkond, eks ole. Et see tekitab võib-olla mingit siukest instinkti inimeses, et äkki on nagu ikka keegi nagu parem vaata, siis nagu, saate aru, mis ma mõtlen. Kiire dopamin ka ja eks sa ootad ju Tinderis, seal on nagu, sa swipe'id ühe korraga, mis 50 inimest umbes läbi, eks ole. Et võib-olla see mehe leidmine kuidagi ebarealistlikuks muutub või sa otsid seda perfektset, et kohe kui on mingi väike detail haugi pilt, siis on kohe ei jällegi, kuigi võib-olla jumala normaalne asi. Et ma ei tea. Ja sa lihtsalt paned neid ise neid haugipilte, sellepärast on nii kaitsev oled. Mina Tinderit ei kasuta enam, ma olen paar korda küll kasutanud. Aga teie neiud? No ma enam ei kasuta, sest ma olen lihtsalt pikalt suhtes olnud, aga ma enne ikkagi ka kasutasin, aga minu jaoks oli see lihtsalt, ma olen ülihulge, lihtsalt parim versioon endast, kui ma saan kirjutada. Siis ma olen nagu mega lahe, mega naljakas ja siis, kui ma pean näost näkku nägema, siis ma mingi tähendab, ilm on ilus. Ja sellepärast ma Tinderis olin käinud, ma ei tahtnudki kunagi, et see läheks kuskile sealt edasi, sest mulle meeldis see chatimise osa, aga mind ei kunagi ei huvitanud keegi piisavalt, et nagu päriselt kokku saada. Mõtlesin, et kas ma valetasin praegu, aga ei valetanud ikkagi. Aga ega ma olen ikka muidugi, ma on igast neid äppe, küll mul on seda Bumble'is olnud ja Hinge'is olen olnud ja Tinderis olen olnud. Eestis on Hinge või? Ma elasin USAs natuke aega, siis ma seal olin. Kas see Hinge oli see, mis oli see nii-öelda mingi high leveli, nii-öelda kallimad või mingi on vaata mingi uus dating. Raia on see, kus on need kuulsused ja sinna sa pead kutsega kuidagi üldse sisse saama. Aga Hinge on, ta on nagu ikkagi tavaline dating-platvorm, aga ta on ehitatud üles natuke rohkemale kui see, et sa lihtsalt vaatad pilti, et kas läheb paremale või vasakule, et seal on mingeid küsimusi, mingi lapsepõlve kohta, enne kui sa üldse nagu mingi otsuse teed, siis sa näed juba nagu rohkem sisu inimesest kui lihtsalt see, et kas ta on kalaga seal pildi peal või ei ole. Nii palju, kui mina olen nagu enda sõpradega rääkinud, siis nende kuttide vähemalt feedback on tihti just see, et nad ei oska nagu suurt midagi sinna nagu kirjutada just nagu, sa ütled, et nagu sa oled hea, eks ole, just selles chatimisest nagu, ja kutid, vähemalt mu enda sõbrad, nagu nad just ütlevad, et ma ei oska nagu mitte midagi väga sinna kirjutada, et just tahaks nagu päriselus, eks ole, näha ja et siis on nagu see suhtlus nagu lihtsam. Ja ma ei tea, ma olen ka kunagi nagu nooremana olen nagu Tinderit ikka nagu swipe'inud ka. Ma arvan, et see on nagu süke juba, et see on nagu lihtsalt sa juba huvi pärast nagu
et ma ei tea, kas sa tahad näha, mis nagu turul on ja samas ongi see hasart lihtsalt vaata, et nagu see swipe imise, et see on nagu, kõik on nagu mänguks tehtud, eks ole. Ma tean, mul on Tinderi, ma olen re-download inud siis, kui ma olen reisil kuskil. Et näha siis, et näha, kes reisil seal kandis on võib-olla võõras linnas üksi, mis iganes, et siis keegi näiteks linna mulle näiteks. Ma olen ka nii teinud, jah. Ma täpsustan, mulle ei meeldi need äpid, aga ma kahjuks olen seal. Siiamaani. Ja see ei ole üldse halb, ma tõmbasin uuesti jaanuaris tagasi, sest ma olin nagu, et okei, see aasta ma siis ikkagi proovin, ma lähen deitima, sest et ma olen siuke nagu, kui ma tööl ei ole, siis ma olen sõpradega väljas, et ega ma väga ei tihka minna kuskile, eks ole, rääkima. Ja siis ma mõtlesin, et see aasta ma siis tõmban alla ja siis nagu annan nagu maksimum ja annan nagu potentsiaali sellele. Aga nüüd niuke küsimus tuli, et see Bumble on see teine kohta, eks? Ja see on see, kus neiu peab essana kirjutama, eks? Nüüd vist mitte. Minu juures ka enam nagu ei ole. Enam seda nõuet ei ole. Sellepärast mulle ei meeldinud, kes ma vihkan mingi sõnumite alustamist. See on õudne ja siis ma ei saa. Seda ma kasutasin ainult selleks, et päriselt nagu sõpru saada ja siis päriselt tüdrukutega või mingi, nagu kui ma siis ka, kui ma USA-s olin, mul oli lihtsalt sõpru vaja ja siis ma otsisin sõbrannasid sealt. Aga see oli hirmus, jah. Kuigi mulle aga meeldib see kontseptsioon. Et tšikid saavad ise nagu valida ja kirjutada, siis ei tule neid mingeid veidraid sõnumeid sulle sinna chati. Fairs, jah. Mis on teie kõige hullem Tinderi kogemus või sotsiaalsuhtlusäpi? Sotsiaalsuhtlusäpi. Kusjuures mul on veits siuke controversial story sellega. Ühesõnaga Bumble'is matchisin ühe poisiga, eks mingi Hispaania poiss kirjutas mulle, hakkas mulle kohe komplimente laduma, et muidugi Hispaania. Et sa oled nii Mamacita lendab laiu. Olla señorita. Barcelona. Et nii ilus tüdruk ja nii särav ja naeratad ja tundub nii fun sinuga olla. Otsis mu ise Instagramist üles, kuigi ma ei andnud talle. Ja siis just olid nagu USA valimised või mis iganes ja ma olin nagu repostinud mingit seda Elon Muski postitust või tema kohta siis, kuidas ta seal Trumpi Roman Saluti tegi ja ilmselt sellel postitusel oli nagu hinnang ja siis ta kirjutas mulle ka, et nägin su postitust dumb but pretty. Kirjutas nii või? Ja siis ma ei saanud alguses aru, millest ta räägib, vaata, sest ta ütleski lihtsalt ma Instagram dumb but pretty, siis ma mingi, mis sa jaurad, vaata. Kirjutasin talle, et milles asi on, ja siis ta ütles mingi, hakkas mulle jaurama seda, et selle postituse kohta ja siis ma lihtsalt kirjutasin, tead, oli tore, davai, tšauba ka, nagu see ei ole normaalne, et sa võõrale inimesele niimoodi kirjutad nagu. Jah. Et sa oled ilus, aga loll lihtsalt. Jah, ega see vist ei ole nagu, ta suht nagu nullis kõik oma chance'id kohe ära, eks ole. Spanish Stream läks, jah. No see üks ja ainus. Võib-olla ta oligi see õige, eks ole. Kuulge, aga kas tutvumisäpid teie arust on muutnud inimeste standardeid nagu ebarealistlikumaks ka või? No ongi see, et kohe, et kalapilt siis no ja. Tead, ma arvan, et see on veits nagu tekitan sellise tunde, et rohi on alati rohelisem kuskil mujal, vaata. Ja, täpselt, jah. Ja ma arvan, et ma mäletan, kui mina veel suhtes olin, siis ka ju sõpradel, kellel on mingid Tinderid, Bumble'id, siis on ka, et mingi anna ma swipe'in, vaata, ma tahan vaadata, et mis seal toimub. Kas poisid ka oma vahel teevad niimoodi või? Jagavad Tinderi kontosid, et las ma swipe'in sinu eest või näitan. Et las ma räägin ise või ma kirjutan või midagi või? Ei või? Ma olen ainult, kui mul kellelgi sõbra on, siis ma küsin, mis pildid sul seal on. Aga me chati kirjutama või ise swipe, ma ei ole niimoodi. Chati päris ei, aga meil on olnud äkki mingi süke asi, et... Ma tahan lihtsalt haugi pilte näha. jah, võib-olla neid Chiki nii-öelda äpist oleks põnev näha, et mis need just kutide profiilid vaata on nagu... Ma näitan sulle pärast ära muretsi. Meemasju. Aga me oleme minust mingit sükest asja teinud sõpradega, et keegi Airplay'ga jagab ekraani, eks ole, telekas ja siis kõik nagu... vaatavad ja hindavad siis, eks ole. Et mingid sükest asja vist oleme küll kunagi teinud.